Tere! Mina olen Juhan Koppel, Rakett 69 teadustoimetaja ja näitan teile, kuidas ehitada selliste merekonteinerite transportimise seadet. Sellest merekonteinerist kinnivõtmiseks on kaks põhilist viisi. Me saame kas ehitada haaratsi, mis võtaks selle külgedelt kinni, või siis kasutame hoopis laual olevat elektromagnetit. Selle elektromagneti abil on konteineri tõstmine väga lihtne ning meil ei ole suurt ehitamist vaja teha. Seega on antud ülesande kontekstis kõige mõistlikum just nimelt sedasama elektromagnetit kasutada. Kuid mure on selles, et elektromagnet töötab vaid väga lähedalt, ehk siis see magnet tuleb viia selle merekonteineri peal asuva metallist tüki kohale. Seega on meil vaja ehitada seade, millega sõita merekonteineri kohale ning liikuda magnetiga alla, et sellest kinni võtta ning siis see merekonteiner minema viia. Alustame kõigepealt üles-alla liikumisest. Riputan magneti nende samad juhtmete otsa, mis siin on. Need on tugevad juhtmed ning nendest võib magnetit tõsta. Ühendan siia külge kaks juhet, ühe punase ning ühe musta. Ja kinnitan need sõlme abil siia samas juhtmete juurde. Selle sõlme eesmärk on tagada mehaaniline tugevus, ehk siis nüüd selle juhtme otsas ripub magnet ja need juhtmed on nüüd palju pikemad. Ning selleks, et tehtud ühendus ka elektrit juhiks, ühendan need juhtmed siin ära. Seda kõik oli vaja selleks, et kui nüüd see pikk juhe panna plokirulliku peale, siis juhtmest tõmmates saab seda magnetit üles tõsta ning juhtmest järgi lastes saab magnetit alla lasta. Ja seega saan ma viia magneti siia merekonteineri peale ning sellest kinni haarata. Et seda magnetit kasutada, pean nende pikkade juhtmete teise otsa ühendama krokodiljuhtmed. Ning krokodiljuhtmete teised otsad lähevad aku külge. Ühe juhtmetest võin kohe ära ühendada ning kui ka teine külge panna, siis ongi see magnet aktiivne ning siit nöörist tõmmates püsib praegu merekonteiner üleval. Kuid niipea, kui ühendus katkestada, kukub merekonteiner ära ja sedasi saamegi soovi korral konteinerit üles tõsta ning tagasi maha panna. Kuid viimase asjana tuleb meil veel teha selline seadeldis, mille abil liikuda selle elektromagnetiga merekonteineriteni ning tagasi. Selleks ehitan niinimetatud üle tänava pesunööri. Esimese asjana kinnitan plokirullikud mõlemas võistlusraja otsas asuva lati külge. Üks kinnituspunkt on olemas, nüüd lisan teise täpselt samasugused teisele poole veel. Nüüd kinnitan nende plokirullikute vahele selle nööri. Ühe otsa panen siit jooksma. Viin sellega läbi teise rulliku ning tagasi algusesse. Need kaks nööri peavad omavahel lõpuks kokku saama. Nüüd ühendan ühe nööri otsa selle plokirullikuga. See on see sama rullik, mille otsa alguses magnet riputasin. Teise nööri jupi saan nüüd parajaks lõigata. Ning ka selle nööri otsa panen plokirulliku külge. Kuid kui nööri teist poolt kinnitan, siis pingutan selle kõiega ära. Nüüd on valmis saanud selline süsteem, mille abil on võimalik seda plokirullikut liigutada edasi ning ka tagasi. Ja selle abiga saabki viia elektromagneti kõigepealt siis merekonteinerite kohale ning seejuures tuua tagasi enda juurde. Viimase asjana lisame veel süsteemile elektromagneti koos nende juhtmetega, mis sinna varem kinnitatud said. Nüüd olengi saavutanud soovitud olukorra, kus juhtmest tõmmates ning järgi lastes saan reguleerida elektromagneti kõrgust eemalt. Ning ongi aeg kraanat katsetama hakata. Paneme ka selle merekonteineri oma kohal ära. Ning nüüd on võtta veel vaid aku ning krokodillikaablid selleks, et ühendusi teostada. Esmalt aktiveerin elektromagneti. Selleks panen need krokodiljuhtmed aku külge. Ning aku võin näiteks taskus seest ära panna. Juhtmete teised otsad lähevad nende pikkade kaablite külge.
Ja see siin ongi valminud kraana pealüliti. Kui need kaks juhet ära ühendada, läbib elektromagnetit vool ning see on võimeline tõstma rauda sisaldavaid raskusi üles. Kuid kui need juhtmed katkestada, siis ei läbi seda magnetit enam vool ning merekonteiner ei püsi seal küljes. Selle pealüliti jätan endale siia kättesaadavasse kohta ja hoian seda lihtsalt käes. Tõmmates neid samu juhtmeid, tõstan kõigepealt magneti veidi üles. Seejärel võtan korraga kinni nii nöörist kui juhtmetest ning kui ma neid siin korraga liigutan, siis liigub see magnet koos ülejäänud kraanaga kaasa, kuid selle kõrgus ei muutu. Nüüd sõidan magnetiga kõigepealt õigesse kohta ehk siis merekonteineri kohale. Seejärel lasen juhtmeid eraldi natukene järgi, mille tulemusena laskub magnet sinna konteineri peale. Nüüd, kui kõik on paigas, ühendan pealüliti ning nüüd juhtmetest tõmmates kerkib kraana koos merekonteineriga üles ning tõmmates korraga nii nöörist kui juhtmetest toon merekonteineri enda juurde. Olles jõudnud sobivale kaugusele, võin juhtmetest lasta selle kraana alla ja kui nüüd pealüliti lahti ühendan, kukub merekonteiner alla ning võin minna järgmise järgi. Nagu näha, on see seade täiesti edukalt üksinda opereeritav ning juba ongi ka teisest merekonteinerist kinni võetud. Toome ka selle siia. Ja kui merekonteiner on toodud õigesse kohta, lasen selle alla, ühendan pealüliti lahti ning magnet vabastab konteineri. Ning täpselt samamoodi toimides toon ära ka kõik ülejäänud merekonteinerid. Ja täpselt nii lihtne ongi ise merekonteinerite kraanat ehitada.